Natuke oleks hea siinkohal siis seletada, et mis see süsteemne lähenemine on, et mis see individuaalse teraapia, süsteemse teraapia nagu vahe on ju. Jah, et ma arvan ka, et kõige tähtsam on võib-olla see arusaam sellest, et kui me räägime üldse perest, et siis pere eeldab ikkagi sellist, põhineb siis sellisel süsteemsel teoorial, et kuna peres ei ole ainult üks liige, et pere moodustab mitu erinevat liiget ja erineval hierarhial olevaid liikmeid, et alates siis seal esivanematest, vanavanematest, vanematest, lastest, lastelastest, et neid tasemeid on nagu nii palju erinevaid, et siis me ei saa lihtsalt paratamatult rääkida individuaalsest lähenemisest, ja selleks siis ongi pereteraapia põhineb süsteemsel teoorial. Ja iga inimesena üksinda me kõik kuulume kuskile süsteemi, et ükskõik on ju pere, sõbrad, paarisuhted, tööalased suhted, et neid süsteeme on väga palju, aga et see kõige algsem esimene süsteem, kust me kõik pärinema, on ikkagi see pere, kust me hakkamegi siis õppima elu, hakkame õppima siis kõiki suhteid või suhtlemisviise ja samas ka siis sellist funktsioneerimist, ja see, milliseks see siis kujuneb, see arusaam elust ja funktsioneerimisest ja suhetest, et see siis väga palju sõltubki sellest, et milline siis on see minu peresüsteem, kust ma siis tulen. Ja seda omakorda mõjutavadki siis kõik need eelnevad hierarhiad seal süsteemis. Absoluutselt. Väga hästi seletatud. Et ma arvan, et siin on ka see hästi oluline, et see teadmine, mis meil siis tänaseks juba on ju, et väga paljud inimesed kuidagi tahavad mõelda, eriti tänane ühiskond seda hästi nagu propageerib siuke individualistlikku mõtlemist on ju, millel on kindlasti oma koht ja sellel on nagu oma tõde, et lõppkokkuvõttes me peamegi ikkagi ise tegema need asjad ära on ju, aga lihtsalt see süsteemne lähenemine on ka see, et me peame nagu aru saama, et me tegelikult oleme osa süsteemist ja terve süsteem mõjutab meid. Ja nagu see kogemus, ma tahan nagu enda individuaalsest kogemusest rääkida pereteraapia väljaõppes, et ma tegelikult isegi ei osanud sellistest lähedastest suhetest, nagu ma ei osanud seda endale soovida. Ma tegelikult ei teadnud, et selline asi üldse on võimalik. Et see, kust me tuleme ja millega me oleme harjunud, mõjutab meid nagu nii tugevalt, et tihtipeale ma nagu praegu tahaks lihtsalt rõhuda siin inimestele, kes kuidagi tunnevad ennast üksikuna või kuidagi nagu, et või siis isegi ei oska nagu kohati arvata, et mis sealt teiselt poolt tuleb nagu, et tegelikult ei peagi teadma, aga lihtsalt see mõte, et suhted on nii tohutult raviva toimega ja meil on kõigil lähisuhteid vaja, me ei saa ilma nendeta ja nagu olla või uskuda, et nagu mina ise ja mina olen ise kuidagi siin iseennast loonud, et see on nagu illusioon, sest absoluutselt kõik meie suhted, rääkimata siis sellest süsteemist, kus me kasvame, ehk meie siis see päritolupere, need kõik mõjutavad meid ja väga-väga tugevalt. Et ükskõik, kuidas me ei tahaks mõelda, on ju, et ei, mina ikka olen siin hästi eriline, on ju, et tegelikult me oleme nagu täiesti oma süsteemi nii-öelda produktid. Jah, et täpselt nii see on, et väga ilusti selgitasid seda ja tõesti see mulle väga meeldib see mõte, et ükskõik kui palju me tahame olla erilised, palju me tahame ennast kuskile kaugesse maailma nurka viia või rännata, et see tegelikult see kuidagi ei muuda seda, kust me tuleme ja selle läbi oleme ka tegelikult hästi palju ikkagi mõjutatud, kogu meie funktsioneerimine ja toimetulek on ju sellest ikkagi mõjutatud. Ja see ei ole midagi halba, et pigem aitabki siis see oma nagu süsteemi vaatamine kaasa sellele, et võib-olla vähe, ma ei süüdistagi ennast enam ise nii rohkem, nii palju on ju, ja ma ei arva, et minus on midagi nii väga viga, et need asjad nagu nii on, et see aitab ikkagi tegelikult nii palju kaasa just sellisele aksepteerimisele, rahu tegemisele, nagu mõistmisele.
ja võib-olla, mis ma veel mõtlesin, et just, et see individuaalse süsteemi nagu selline ühelt poolt erisus, teiselt poolt on nad nagu nii integreeritud, et me ei saa ühe ega teiseta. Et süsteem, jah, me tuleme kuskilt, meil on vaja vaadata süsteemi, tegeleda süsteemiga, aga samas individuaalselt me kõik saame alati midagi ära teha, selleks, et jälle siis parandada või midagi muuta või kas või teha mingeid nagu samme, et ühelt poolt tegeleme süsteemselt, aktsepteerime, aga samas on mingid meie enda düsfunktsioonid, millega me saame ainult individuaalselt tegeleda ja sellepärast lihtsalt ongi oluline see integratsioon ja üks ei välista mitte kunagi teist. Jah, absoluutselt. Ja noh, võib-olla see mõte ka, mis ennem kuidagi selle süsteemiteooriast nagu pooleli jäi, et see kõige esimene süsteem, kust me siis kõike seda õpime, on see meie enda pere, aga see omakorda hakkab mõjutama absoluutselt kõiki suhteid, kuhu me siis nagu edasi läheme, ja eelkõige on see siis paarisuhe. Selline kõige tähtsam ja olulisem suhe, mis meil on. Ja, see hakkab kõvasti peegeldama. Just, et sealt ju hakkabki kõik see rahulolu ja meie enda õnnetunne. Aga ma tahakski öelda, et neid muutusi saab absoluutselt sisse viia nagu individuaalsel tasemel. Aga mina enda elus ei ole näiteks seda kogenud, et ilma tagasi vaatamata ma saaks teha nagu enda paari suhtes neid vajalikke muutusi. Et ma tunnen, et siuke enda päritolu pere ja nii-öelda sinna lapsepõlve tagasi vaatamine sealt, kust ma tulen, on nii oluline, et luua siis muutus enda täiskasvanu eas siis selles enda peres, mida ma nüüd looma hakkan, on ju. Ja kuidas see indiviidi tasem, et kui mina nüüd hakkan muutuma nüüd täiskasvanu eas, siis tegelikult see muudab ka kõiki mu suhteid päritolu peres. Et kuidas nagu üks indiviid tegelikult, ühe indiviidi muutused hakkavad mõjutama tervet süsteemi, et süsteem ei jää kunagi samaks, kui üks liige muutub. Just, et siis terve süsteem peab kohanema. Ja see ongi see üks oluline osa süsteemi teooriast, et millest me selles kursusel ka alustame, millega me alustame, millest me hakkame väga nagu täpsemalt ja lähemalt ka rääkima, et tõesti see, kuidas me iga liige ikkagi mõjutab peresüsteemi ja tõesti, kui mina juba alustan kas või mõtlemist, et ma tahan midagi teisiti või tahaks muuta midagi, siis see juba ei jäta seda asja nagu samaks. Et tegelikult on hea teada, et indiviidil on ikkagi ka päris suur jõud, aga lihtsalt, et kogu see süsteem muutub, et kas või praeguses paari suhtes, kui mina otsustan midagi teha teisiti, siis mu mehele ei jää midagi muud üle, kui tulla selle muutusega kaasa. Ja ma selles mõttes hästi nagu samastun sinuga, et minul ei ole ka, või mina ei ole ka kogenud seda, et ilma tagasi vaatamata midagi nagu muutuks. Et see on kuidagi asi, mis aitab enda paarisuhte parandamisele kaasa. Ja seda tõesti, seda ei saa teha ilma oma päritolu pere juurde tagasi vaatamiseta või sellega nagu tegelemiseta siis. Jah,